Me oleme ratastega jõudnud siia Metodisti kiriku juurde. Siit saab rattade otsa ja ma küsingi Mareki käest, et kuna sina seda teed pidevalt linna poole liigud, kuidas me siit ratastega edasi peaksime minema? Üks variant on liikuda kõnniteed pidi, mis põhimõtteliselt niimoodi seaduse piirimall nagu kulgeb, aga kui ilusti jalakäija kiirusega liikuda ja põhjendada, et tee peal on ohtlik, siis me võiksime kõnniteed pidi minna. Aga siis muidugi see linna jõudmise aeg on natuke teine ja kogu aeg on jalakäijad jalus ja ei ole meeldiv. Teine võimalus on siis järgida seadust ja sõita siis mitte bussirajal, vaid siis esimesel sõidurajal peale bussirada. Meie peaksimegi sõitma selle bussiraja ja selle esimese sõiduraja vahel. Teoorias küll. Praktikas ma pole seda proovinud. No täna me igatahes, Marek, proovime selle ära, kuidas siit sinna linna niimoodi jõuda on. Peaks panema äkki mingisuguse kollase vesti või need jalarõngad, mis annaksid autodele märku või peaks isegi politsei eskordi äkki kutsuma ette või? See sõnum, et rattur peaks olema mingi imeloom, kellel on vest seljas ja vilkur peas, et see ei ole väga arukas sõnum minu arust. Kui sa sõidaksid koos oma tütrega, kas siis sa valiksid ka selle tee? Ma arvan, et mitte. See on liiga ohtlik, jah? See risk on natukene liiga suur, et autoliikluses ma ei tahaks sellist riski võtta. Läbisime selle trajektoori edukalt, ma arvan. Jah, me oleme täiesti elused ja terved ja ma ei tea, minule ta nagu eriti adrenaliinivoolu ka ei tekitanud, et tavaline Tallinna liiklus. Selle asemel, et selliseid kujusid linna üles panna, mida peaks linn või riik tegema selle nimel, et ratturitel oleks linnas turvaline liigelda? Ma arvan, et kõige esimesena oleks vaja otsust, kas me tahame rattureid või me ei taha rattureid, et kas jalgratta kasutus on ühiskondlikult kasulik. Ja kui siis jõutakse otsusele, et see võiks isegi olla eelisseisundis, ehk et ratta kasutus on eelisseisundis autode ees, siis peaks hakkama lihtsalt mõtlema ruumi ümberjagamisele. Kas meil on 6 sõidurada autodele vaja? Kas see on meie eesmärk? Või meil oleks vaja, et äkki oleks seda ruumi autodel natukene vähem ja kõik teised liigid saaksid seda juurde? Kas abi oleks ka sellest märgist, mis lubaks ratturitel bussirajal sõita? No märk üksi ei lahenda midagi. Ehk antud juhul, kui me paneksime siia õiguse, et ratturid võivad olla bussirajal, siis me takistaks ühistransporti. Kõik ei liigu nii kiiresti kui meie. Mõned liiguvad seal 10-15 kilomeetrit tunnis ja ma ei arva, et see ohutusele kaasa aitab, kui siis buss peab hakkama üritama mööda pressima ratturitest. Ehk et kui see rada on nii kitsas, nagu ta täna on, siis sinna ratturite lubamine ei ole ka lahendus. Täna te nägite, kuidas meie täpselt seadust täitsime. Mida küll sa ütlete teiste juhtide kohta, kes meiega seal koos liiklesid?